Tere hommikust! Minu nimi on Peeter Soovik ja mina olen Uponor Eesti tootejuht. Ja tänasel koolitusel üritan rääkida teile natukene kiirgusküttest. Kiirgusküte on siis oma olemuselt nii põranda, seina kui laeküte. Ja hakkame siis slaididega kohe pihta. Selle pildi peal on siis hästi näha seda, mida see kiirgusküte siis tegelikkuses tähendab, et kui me vaatame seda päikesega pilti ja mõtleme selle üle, et siis tõesti on niiviisi, et kui me oleme nii-öelda pilvesilmaga õues ja väljas on 20 kraadi õhutemperatuur, siis me tunneme, et tegelikult on üsna jahe. Kui täpselt samasuguse nii-öelda õhutemperatuuriga meile päike peale paistab, siis tunneme ennast oluliselt soojemana ja oluline on see siis põrandakütte või seina või laekütte seisukohalt ehk seal toimub see sama efekt ehk tegemist on suure kiirguspinnaga ja tänu sellele inimene siis tunneb ennast ruumis nii-öelda mugavamalt, kuigi ruumi enda temperatuur võib olla mõnevõrra madalam kui näiteks radiaatorkütte puhul. Kui siin neid lausegi või sõnu vaadata, siis esimene kiirguskütte nii-öelda märksõna ongi suur küttepind ja madalam temperatuur, millest ma just rääkisin, ehk see tähendabki seda, et kui me kasutame kütteviisiks põranda või seina või laekütet, siis tegelikult inimene tunneb ennast toas mugavamalt mõnevõrra madalama temperatuuri puhul, kui see sama asi oleks radiaatorkütte puhul. Tänu sellele, et tegemist on kiirgusküttega, siis kütmisel mingisugust õhu liikumist eriliselt ei toimu, et kui me võrdleme siis põrandakütet näiteks radiaatorküttega, tänu sellele, et ei ole õhu liikumist aktiivset, on meie elamine ka tolmuvaba, see on siis üks kiirguskütte selliseid eeliseid. Ja kuna põrandakütte või seinakütte puhul on küttepind hästi suur, siis on vaja sinna nii-öelda põrandasse või seina mineva vee temperatuur ka selle võrra madalam, mis omakorda annab siis võimaluse kütteallikana kasutada soojuspumpasid, mis teadupärast siis või millede nii-öelda küttevee väljundtemperatuur on madal ja tänu sellele saame me siis seda kütmist väga efektiivselt korraldada. Me vaatame soojuse jaotust ruumis, siis selle slaidi peal on näha siis, mismoodi ühe või teise kütteliigi puhul siis inimene või temperatuur siis ruumis nii-öelda jaotub ja kui neid pilte vaadata, siis me näeme, et ideaalsele küttele ehk kõige ühtlasemale nii-öelda temperatuurile ruumis vastab kõige rohkem siis nii põranda ja seinaküte. Radiaatorkütte puhul siis on meil nii-öelda põrand suhteliselt jahe ja konvektorkütte puhul on pea suisa nii-öelda kuuma käes. Ehk inimese nii-öelda enesetunde seisukohalt tuleb siis põrandakütet ja seinakütet pidada kõige lähedasemaks ideaalsele küttele. Kui nüüd mõelda selle peale, et kui palju võimsust me siis ühe või teise kütte nii-öelda võimalusega saavutame, siis siin on selline tabel, see on nii-öelda põrandakütte poolt saavutatavad võimsused seinakütte ja laekütte puhul ja kui me nüüd vaatame siis väljundvõimsusi, siis siin me näeme seda, et kõige parema tulemuse saame me kütmise puhul siis põranda ja seinaküttega ja kui me räägime jahutusest ehk nii põranda, seina või lae kaudu on võimalik ka ruume jahutada, siis jahutuse seisukohalt tuleks eelistada võimaluse korral laekütet. Siin tabelis on ka mõned temperatuurid, mis oleks nagu hea teada, on see, et kui või millise temperatuuriga siis need küttepinnad nagu lubatud on ja siin on siis niiviisi, et põrandakütte puhul on põranda maksimaalseks temperatuuriks standardi järgi lubatud ääretretsoonis ehk siis seinte ääres kuni meeter seintest 35 kraadi ja elutsoonis ehk need kohad siis ruumis, kus me siis reaalselt kõnnime ja elame kuni 29. Seinakütte puhul on see lubatud temperatuur mõnevõrra kõrgem ja lae puhul siis see 32 on siis pigem nii-öelda inimese mugavuse seisukohalt välja töötatud või arvestatud temperatuur. Millest see väljundvõimsus sõltub loomulikult, see tabel on selline ülevaatlik ja ei pretendeeri mingisugusele absoluutsele väärtusele, aga sõltub ta tegelikult siis
siis näiteks toru läbimõõdust, loomulikult ka sellest, millise sammuga see toru sinna põrandasse või lakke pandud on ja loomulikult sõltub ta ka kattematerjalist ehk sellest, mis siis nende küttetorude peal on see parkett, keraamiline kivi või midagi muud ehk selle nii-öelda põranda või seinakattematerjali soojustakistus on üsna oluline tegur. Ja loomulikult selle põranda või seina või lae konstruktsioonist, et kui sügaval see toru siis pealispinnaga võrreldes on ja nii edasi. Nüüd, kui me temperatuuridest veel rääkida, siis ma eraldi olen välja toonud selle, et kui meil on parkettpõrand, siis parkettpõranda puhul üldjuhul on see lubatud temperatuur veelgi madalam ja alati, kui me puitparketti plaanime oma põranda katteks, siis tuleks tegelikult küsida eelkõige valmistaja või parketi valmistaja soovitusi, et kui kõrge see parketi temperatuur siis olla võiks, ilma et ta nii-öelda viga saaks. Ja üldjuhul on parketi puhul see lubatud maksimaalne põranda temperatuur 27, aga mitte 29, nagu standard lubab. Nüüd järgmise slaidi peal on selline sõna nagu mugavuskriteerium ehk on olemas selline standard, mis sätestab temperatuurid, milliste juures inimene ennast kõige mugavamalt tunneb. Ja kui me neid numbreid vaatame, siis me näeme, et siin nende kraadides on teatud erinevus, kui me räägime suvest või talvest, ehk talve puhul tegelikult tunneb inimene ennast toas mõnevõrra madalama toatemperatuuri puhul mugavalt võrreldes suvega. Ja võib-olla see tabel on oluline pigem nii-öelda jahutuse seisukohast, et kui me hiljem räägime natukene ka põranda või seina kaudu jahutamisest ja kui palju siis seda õhutemperatuuri vaja nii-öelda alandada on, siis me näeme, et kuna suvel inimese jaoks mugav temperatuur on 23–25 kraadini, siis see tähendab seda, et tegelikult seda nii-öelda jahutusvõimsust või seda kraadide hulka, mis me toatemperatuuri nii-öelda alandama peame, ei ole sugugi suur, et me võib-olla räägime siin jahutuse puhul mõnest kraadist. Nüüd järgmine, kui juba standarditest juttu oli, siis selle slaidi peal on põhistandardid, mis kehtivad põrandakütte nii-öelda rajamisel ja kavandamisel. Ja need standardid oleks mõistlik meelde jätta, see puudutab eelkõige paigaldajaid, kellel on siin kõik võimalikke nii-öelda muresid, näiteks järelvaatajatega suheldes, et ei teata, milliseid nõuded on olemas ja kui need on, et kust neid siis leida võib. Ja tegelikult selle põrandakütte kohta kehtivadki sellised 2 põhistandardit ehk esimene see EWS EN 1264, mis siis on nii-öelda vee baasil pinnakütte rajamise ja süsteemide kohta kehtiv standard. Siin on hästi palju erinevaid nõudeid, siin on ka arvutusvalemid, mismoodi siis seda soojusväljastust või soojusvõimsust arvutada. On ka kõikvõimalikud paigalduse nõuded, kuidas toru põrandasse paigaldada, milliste sammudega, kui kaugel seintest ja nii edasi. Ehk siis see 1264 on siis see põrandakütte nii-öelda põhistandard, mida võiks teada. Järgmine standard on siis kehtib torude kohta ehk see, mis ma välja olen toonud 15875 on standard PEX torude kohta, mis käivad põrandaküttesse, kõikvõimalikud nõuded siis nendele torudele ja liitmikutele ja ka teatud nii-öelda paigaldusnippidele ja samasugused standardid, ma neid numbreid välja ei toonud, aga on olemas ka PERT ja komposiittorule. Ehk põhimõtteliselt siis nende 2 standardiga on määratud enamus nõudeid, mis siis selle põranda või seina või laekütte puhul nii-öelda jälgima peaks ja millele siis teie paigaldus või need seadmed ja torud vastama peaksid, kui te põrandakütet või seinakütet rajate. Ja viimasena ma olen välja toonud süsteemitootja juhendid. Selle lause mõte on siis see, et üldjuhul standardis on alati kirjas, et siis see põrandaküte tuleb rajada nii-öelda süsteemsena. Süsteem tähendab seda, et kui räägime näiteks Uponori seisukohalt,
et kui te kasutate nii-öelda Uponori mingisugust paigaldussüsteemi, siis standardi järgi peaks olema ka paigaldus nii-öelda süsteemne, ehk me ei sega erinevate tootjate komponente omavahel. Et sellisel juhul on nii-öelda tagatud selle süsteemi toimimine ja vastavus standardile. Nüüd järgmine slaid on asi, mida hästi palju on küsitud ja läheme siis nii-öelda märkpaigalduse ehk sellise paigalduse juurde, kus torud on, põrandaküttetorud on valatud betooni ja esimene asi, mida küsitakse, on siis see, et kui ühtlane see temperatuur seal betoonpõrandas on. Ja siin on üks selline nii-öelda graafik või pilt tehtud, kus on näha siis, ma ei tea, kui suurelt ta teil ekraanil on, aga et kuidas see temperatuur selle betooni sees siis nii-öelda jaguneb. Ja selle näite puhul on siis torus voolava vee temperatuur 26,9 ja põrandapinna temperatuuriks oleme saanud 23,9 ehk see erinevus torus voolava küttevee ja põrandapinna temperatuuri vahel on üsna väike ehk siin antud näites siis 3 kraadi. Ja täpselt samamoodi, kui me vaatame siin neid numbreid, mis on siis kahe toru vahel oleva pinna nii-öelda temperatuur, siis ka siin on erinevus üsna väike ehk me võime väita, et betooni valatud põrandaküttetorude puhul on see soojuse jaotus nii-öelda põranda lõikes äärmiselt ühtlane ja pealevoolu temperatuur on üsna lähedane või torudes voolava küttevee temperatuur on üsna lähedane sellele, mis temperatuuriga on ka nii-öelda põrandapind. Nüüd järgmine küsimus on siis see, et kui paks see valu olema peab, et kui sügavale või kui vähe sügavale siis need torud valama peaks. Ja siin on selline hea näide, et oletame, et meil on siis selline põrandakonstruktsioon, nagu ta siin on, ja meil on toru peale valatud betooni 35 millimeetrit. Nüüd torus oleva küttevee temperatuuriks oleme siin selles näites pannud 37 kraadi ja tulemusena me saame, et sellest põranda pinnast me saame kätte 112,9 vatti ruutmeetri kohta. 100 peno isolatsiooniga siis soojuskadu allapoole on antud näite puhul 11,8 vatti ruutmeetri kohta. Nüüd järgmise slaidiga vaatame, mis juhtub siis, kui me täpselt samasuguse konstruktsiooni puhul valame toru peale natukene rohkem betooni. Ehk kõik muud andmed on samad, välja arvatud see, et betooni on nüüd toru peal eelnenud siis 30 millimeetri asemel 80 millimeetrit. Mis muutub? Me näeme seda, et väljundvõimsus vähenes. Ehk kui meil enne oli 113 vatti ruutmeetri kohta, siis nii-öelda sügavale betooni sisse valatud toru puhul saame me seda väljundvõimsust palju vähem. Ja täpselt samamoodi suureneb ka soojuskadu allapoole. Ehk kokkuvõttes on siis tulemus see, et 50 millimeetrit nii-öelda lisabetooni toru peale vähendas väljundvõimsust. Nii, meil on väiksed tehnilised probleemid, loodetavasti on nüüd natukene paremini kuulda. Ehk läks üks slaid üle. Aga jõudsime siis sinna, et nii-öelda lisabetooni valades toru peale me väljundvõimsust saame oluliselt vähem ja soojuskadu siis allapoole suureneb. Ja viimane pilt sellest samast sarjast on siis seesama nii-öelda viimane valupaksus, ehk kui meil on betooni 80 millimeetrit ja kuna me saime natukene vähem seda võimsust, et mida siis tegema peaks, et selle võimsuse nii-öelda kätte saada, siis sellega on niiviisi, et peaksime tõstma pealevoolu temperatuuri, ehk kui meil enne oli torus voolas 37-kraadine vesi, siis me tõstame nüüd selle veetemperatuuri 41-ni ja siis saame selle 112 vatti uuesti kätte. Ehk kokkuvõtteks nüüd väikse segaduse järel, et betoonivalu paksusest siis järeldused on siis sellised, et mida õhem on see valukiht, seda parem tegelikult nii-öelda soojusväljastuse seisukohalt. Ja mida paksem omakorda see valukiht on, seda kõrgemat pealevoolu temperatuuri me peame saama selleks, et sealt põrandasse võimsus kätte saada. Nüüd teistpidi loomulikult ei saa me seda betoonivalu nii-öelda lõputult vähendada ehk konstruktsiooni tugevus
siiski seda valupaksust ju piirab ja ütleme, juhenduma võiks siis sellistest numbritest nagu betoonivalu puhul oleks see valupaksus minimaalselt 35 millimeetrit ja kipsivalu puhul minimaalselt, siin on viga, kipsivalu puhul saame me natukene väiksema nii-öelda valupaksuse ehk 30 millimeetrit, tegelikult on see õige number. Ja küsitud on ka seda, kas põrandaküttetorude puhul on lubatud kiudbetooni kasutamine, kui meil on vaja siis seda valutugevust või seda nii-öelda suurendada, siis see on täiesti lubatud. See kiudbetoon ei tee sellele põrandaküttetorule mitte midagi. Ja üks asi, mida väga palju ei teata ja mida ei osata küsida ka, on betoonilisandid, ehk on olemas tegelikult sellised betoonilisandid, mis on mõeldud just nimelt puhuks, kui me kasutame põrandakütet või kui me valame torud põrandasse, siis see betoonilisand teeb selle valu, kuidas seda öelda, nii-öelda väiksemate õhuvahedega või see on ühtlasem, on see konsistents ja ühtlasem valu konsistents tähendab tegelikult siis seda lihtsalt, et me saame sellest või betoon ümbritseb seda põrandaküttetoru mõnevõrra paremini kui ilma selle betoonilisandita, mis omakorda tähendab seda, et te saate sellest nii-öelda põrandaküttetorust selle võimsuse paremini kätte. Nüüd jälle üks asi, mida võib-olla tuleb aeg-ajalt meelde tuletada ja mida palju küsitakse, on siis, et milline see kontuuri maksimaalne lubatud pikkus on. Kontuuri maksimaalne lubatud pikkus sõltub toru läbimõõdust, ehk mida väiksema läbimõõduga toru me kasutame, seda lühemad need kontuuri pikkused, millest juhinduda on, ehk siin tabelis on näha, et näiteks 14 millimeetrise toru puhul kasutame me toru sammu 150 millimeetrit ja omakorda siis kontuuri maksimaalne pikkus on 45. Loomulikult ei ole need nii-öelda absoluutsed numbrid, et tegelikkuses on teinekord võimalikud ka pikemad kontuurid. Üks koht, kus kindlasti võib mõnevõrra pikemaid kontuure kasutada, on tööstuslikud rajatised või mingisugused töökojad ja tegelikult on see muidugi projekteerija töö, et kes siis nii-öelda oma lõpliku sõna ütleb, et kui pikk see kontuur olla võib. Ehk Uponor ütleb nii, et maksimaalne rõhulang ehk rõhukadu selles torustikus on lubatud 24 kilopaskalit, et see on siis see number, millest võiks ka lähtuda. Mis siis juhtub, kui see toru on liiga pikk või kontuuri pikkus on liiga suur? Esiteks on teil vaja suuremat ringluspumpa, suurem ringluspump omakorda nõuab siis rohkem elektrienergiat, ehk te tegelikult nii-öelda ei küta oma rajatist efektiivselt. Teine asi on see, et kui teil on liiga pikad kontuurid, siis juhtub see, et temperatuur kontuuri alguses ja kontuuri lõpus ehk siis ruumi erinevates osades on liialt erinev. Põrandakütte puhul arvestatakse, et pealevoolu temperatuur versus siis tagasivoolu temperatuur, nende vahe võiks olla maksimaalselt 5 kraadi, ehk te nii-öelda jalaga astudes siis kontuuri alguses versus kontuuri lõpus on see temperatuuri erinevus mitte üle 5 kraadi. Nagu enne öeldud, siis tööstusliku põrandakütte puhul see ilmselt nii oluline ei ole, et kas nüüd selles laos on see temperatuuri erinevus 5 või 7 või 10 kraadi, et see suurt rolli ei mängi. Aga ikkagi kokkuvõtvalt siis, kui me siis tavapaigaldust teeme, siis nendest numbritest võiks siis nagu lähtuda. Üks asi muidugi on veel, et nii kontuuri pikkus kui ka siis nii-öelda kollektori, kui me nüüd räägime põrandakütte kollektorist, kus need kontuurid siis alguse saavad, siis tihti on küsitud või on paigaldisi, kus see kontuuride arv on üsna suur, siin üle 10 või 12. Sellised kollektorid on muidugi olemas 12 kontuuri jaoks, aga kui võimalik on, siis mina eelistaks ühe pika kollektori asemel 2 lühikest just sellepärast, et vältida seda, et meie see kogu paigaldise rõhukadu nii-öelda piiridest üle läheb. Ja jõudsimegi siit juba sujuvalt siis erinevate märkpaigaldusviiside juurde. Siin nende viiside nimed on nüüd lähtuvalt Uponori nii-öelda tootevalikust või Uponori paigaldussüsteemist, võib-olla selles mõttes natukene mitte kõigile tuntud, aga kõige lihtsam on klassik paigaldusviis, kus siis EPS-i peale on pandud armatuurvõrk
ja armatuurvõrgu külge sidumistraadiga seotud põrandaküttetorud. See on hästi mugav, et kuna tavaliselt kasutatakse siis 150 mm silmaga armatuurvõrku, siis sinna on kasutades 20 mm toru väga lihtne seda torusammu nii-öelda säilitada ehk üle ühe selle silma pannes on ilusasti see torusamm 300 mm, nii nagu meil ka vaja on. Siin pildil ei ole, aga kindlasti on kohustuslik selle peno peale panna kile ja sellele on ka näiteks selline funktsioon, mida paljud ei tea, on see, et kui me näiteks kasutame selles betoonis mingisuguseid betoonilisandeid, siis see betoonilisand võib tegelikult seda kokkupuutes EPS-iga, seda EPS-i nii-öelda lagundama hakata, ehk juba selle pärast võiks see kile seal olla. Aga muidu, nii nagu siin kirjas on, et siin on küll valupaksus pandud 50 kuni 150 mm, see tegelikult tähendab seda, et see valupaksus võib olla suurem, kui selleks on vajadus, et ma eelmise slaidi juures sellest ei rääkinud, et tegelikult see nii-öelda soovituslik valupaksus on, mis ma ütlesin, kehtib nii-öelda eluruumide puhul. Loomulikult, kui meil on tegemist mingisuguse töökojaga või mingisuguse sellise ruumiga, kus meil on rasked tööpingid või kus sõidavad rasked mingisugused ehitusmasinad, siis loomulikult see valupaksus peab olema oluliselt kõrgem. Ja siin lihtsalt tuleb siis leida see nii-öelda optimaalne lahendus ehk valada seda betooni nii palju, et see neid raskeid masinaid kannaks ja samas siis võimalikult või üritada teda ikkagi võimalikult nii-öelda mitte paksuna hoida. No järgmine paigaldusviis, Uponor kutsub seda nuuboseks, on selline plastikust mummudega plaat, kuhu vahele on siis seda põrandaküttetoru väga mugav nii-öelda vajutada mingisugust sidumistraati ega mingit sellist lisamaterjali meil vaja ei ole. Surume selle toru sinna lublakate vahele ja seal ta ilusasti püsib. Selle plaadil on see hea eelis ka veel, et need mummud on mõnevõrra sellest torust kõrgemad ja see tähendab seda, et me võime üsna rahulikult seal nii-öelda valueelse põranda peal käia ilma, et meil oleks oht, et me sellele torule mingit moodi nii-öelda viga teeme. Ja see nuubosplaat on selline, need ühendatakse omavahel need plaadisektorid ka nende samade mummudega ja toimib ta siis nii-öelda ka kui nii-öelda isoleerkile ehk isoleerib siis betooni soojustusest, sinna meil mingit lisakilet vaja ei ole. No pildi peal on näha ka nihkevuuk ja ääreriba, sellest ma natuke hiljem räägin täpsemalt, mis need on, aga välja näevad nad sellised siis, et enne valu siis tuleb see ääreriba panna ja nihkevuuk ka teatud tingimustel ja siin on siis näha ka see, et toru, mis läbib nihkevuuke, peaks olema hülsis. Sellest tuleb üks slaid veel. No veel üks paigaldusviis, Uponor kutsub seda takkeriks, et see on siis selline süsteem, kus meil on sellise riidega EPS-plaat, kuhu peale sellise spetsiaalse tööriistaga siis toru kinnitatakse selliste klambritega. Klambrite kinnitusvahemik soovituslik on mitte siis üle 50 cm tagant panna klamber. Need klambrid on eri pikkusega. Ja üsna tihti kasutatakse selle nii-öelda katteriidega plaadi asemel ilma katteriideta tavalist EPS-plaati, siis sellisel juhul me oleme soovitanud, et tuleks neid klambrid lihtsalt panna oluliselt tihedamalt, et see toru ennast siit selle EPS-i pealt nii-öelda enne valu lahti ei kergitaks. Nüüd paisumisvuugid, need samad, mida me eelmine kord piltide pealt vaatasime, siis põrandakütte standardis on kirjas ka sellised laused, nagu et betoonikiht ei tohi olla tugevalt seotud teiste konstruktsioonidega ja vot siis see ääreriba tegelikult selle betoonplaadi siis vertikaalsetest konstruktsioonidest eraldab. Ja paisumisvuuk omakorda on siis selline asi, et kui meil on nii-öelda ühe valu või ruumi siis pindala üle 40 ruutmeetri või selle nii-öelda ühe seina pikkus on suurem kui 8 meetrit, siis me peaksime jagama selle ruumi nii-öelda valukaartideks ja valukaardid siis nii-öelda üksteisest eraldama siis selle paisumisvuugiga. Ja siin pildi peal on näha, et kui me neid paisumisvuuke teeme, et siis oleks need mõistlik teha niiviisi, et sellest võimalikult vähe torusid nendest paisumisvuukidest läbi jookseks, ehk me ei kasutaks siis sellist paigaldusviisi
aga pigem valiksime sellise. Ja noh, nii nagu siin paisumisvuugist torude läbiviidud, siis standard nõuab, et need peaksid olema hülsis ja mitte vähem kui 40 millimeetri siis ulatuses. Ja paisumisvuuk peab olema siis ulatuma välja kuni soojusisolatsioonini, et ehk ühesõnaga olema ikkagi terves betoonplaadi ulatuses olemas. No veel nõudeid standardist, et ikka seesama standard, mida ma eelpool mainisin, ehk standard sätestab ka näiteks selle, et kui me põrandaküttetorustikku rajame, siis seinast, on ta siis välis- või sisessein, peaks ta olema vähemalt 50 millimeetrit eemal. Täpselt samamoodi ei tohi toru panna lähemale kui 200 millimeetrit lõõridele, kaminatele või šahtidele. Ja üks küsimus, mida küsitakse peaaegu üle päeva, eriti sügisesel perioodil, on see, et kas liitmikud põrandakonstruktsioonis on lubatud. Standard seda otseselt ei keela. Oluline on see, et need liitmikud on kohustus siis märkida joonisele ja need peavad olema siis hiljem nagu leitavad. Miks neid ühendusi põrandakonstruktsioonides teha? Tegelikult muidugi selle põrandakütte ehitamisel tuleks ikkagi pürgida sinna poole, et me ühtegi liitmikku sinna põrandasse ei pane. Teinekord juhtub muidugi selline lugu, et maha pandud torustikule õnnestub muude ehitustööde käigus mingisugune auk tekitada, et siis ei tähenda siis selle augu tekkimine sinna torusse seda, et terve põrand tuleb üles lõhkuda, aga me saame seda üsna edukalt seda toru siis tegelikult parandada ja järgmine lause ongi siin, et me kasutame mitte lahti võetavaid liiteid, ehk kindlasti me ei tohi teha sinna põrandasiseid liitmikke selliseid survemutriga liitmeid, aga kasutame siis spetsiaalset põrandakütte toru jaoks mõeldud asju. Esimene siin pildi peal on siis Uponori Quick and Easy laiendusliitmik. Seda ma muidugi soovitakski, et kui me kasutame pekstoru, siis see laiendusliitmik on selline, mis selle toru parandamiseks ideaalselt sobib. Aga on olemas ka tegelikult spetsiaalsed põrandakütte toru jaoks välja mõeldud pressliitmikud, mida siis tegelikult võib täpselt samamoodi toru jätkamiseks või parandamiseks kasutada. Viimased 2 lauset on samamoodi standardist ehk torude vertikaalne nihe paigalduse juures ei tohiks olla üle 5 millimeetri, see tähendab siis seda, et ette antud sammu peaks siis järgima, et meil torud ikkagi, kui meil on ette nähtud 300 millimeetrine samm või 2 siis kontuuri vahe, siis seda peaks jälgima ja horisontaalne nihe pluss miinus 10 millimeetrit tähendab siis seda, et see paigaldus peaks olema ikka sile, et meil see toru ei vonksaks üles alla seal põranda peal. Nüüd üks asi veel, mida peaks jälgima ja mõtlema, on see, et enne kui me siis valatud põrandale mingisugust põrandakatet hakkame paigaldama, siis tuleks see põrand lasta ikka korralikult ära kuivada ja siin on selline soovituslik tabel maksimaalse betooni niiskuse kohta, et milleni me peame selle betooni või siis kipsegu ära kuivatama, enne kui me sinna selle segu peale mingisuguseid parkette või muid põrandakatteid panema peame. Ja seda väga tihti ju ei tehta või kui tehakse, siis terve korteri kohta võetakse mingisugune üks suvaline punkt, mõõdetakse ära, vaadatakse, et see on kuiv küll ja pannakse parkett maha, mis on tegelikult vale. Sest üsna tihti on niiviisi, et kui me nüüd võtame mingisuguse tüüpilise, võtame ühe eramaja esimese korruse näiteks, siis see põrand, kui me selle oleme ära valanud, ikkagi kuivab täiesti erinevalt, et on lõunapoolne osa, kuhu päike võib-olla peale natukene paistab, või on betoon, mis on uste lähedal või välisukse lähedal, mis on ehituse aeg pidevalt lahti. See tähendab seda, et kui me seda niiskust kontrollime, siis tegelikult oleks mõistlik seda niiskuse kontrolli teha päris mitme koha peal ja veenduda, et siis tõesti kogu hoone ulatuses on see põrand ilusasti ära kuivanud või ära kuivatatud. Siiani on põhiline jutt olnud betoonist, tegelikult on väga kihvt variant
seda põrandakütet rajada kipsivalu ja kipsil on teatud eelised, et noh, esimene eelis on see, et kipsivalu puhul me saame mõnevõrra madalama või väiksema nii-öelda valukihiga hakkama, ehk kipsi puhul me räägime siis alates 30 mm valukihist. Kips on oluliselt kiirem kuivaja kui betoonvalu, et kui me betoonvalu puhul räägime siin ikkagi nädalatest, enne kui me nii-öelda kütma ja sinna sooja sisse saame hakata laskma, siis kipsi puhul on see suurusjärk 7 päeva ehk. Siis kipsi soojusjuhtivus võrreldes betooniga on parem. Soojusjuhtivus on oluline siis selle tõttu, et kipspõrand reageerib siis sellele kütmisele kiiremini kui betoonvalu. Tugevam kui betoon, armatuuri ei vaja ja puudub soojuspaisumine, see tähendab, et kipspõranda puhul me igasugu paisumisvuuke ja selliseid asju rajama ei pea. Noh, siin üks kipsvalu lihtsalt segupilt ka. Nüüd toru paigaldusviisidest, et noh, siin on kaks sellist võimalust välja toodud, mismoodi seda toru sinna põrandasse maha kerida. Ja üks oluline erinevus või mille poolest need kaks siis erinevad, et mitte ainult sellepärast, et ühte mõnevõrra keerulisem paigaldada, aga tegelikult on see loogika siin hoopis see, et see on nii-öelda temperatuuri erinevus põranda lõikes. Et kui me võtame nüüd selle vasakpoolse pildi, siis oletame, et see vasakpoolne toru on nii-öelda pealevool ja parempoolne tagasivool, noh siis ilmselgelt on selle piirkonna nii-öelda põranda temperatuur kõrgem võrreldes siis liini lõpus oleva temperatuuriga ja see nii-öelda lineaarselt siis selle põranda lõikes väheneb. Nüüd spiraalpaigalduse puhul on peale ja tagasivoolud nii-öelda üle 1, see tähendab, et kogu põranda lõikes see temperatuuri nii-öelda erinevus või jagunemine sinna põrandasse on mõnevõrra ühtlasem. Paigaldada on seda keerulisem, aga inimese jalale võib-olla on selline paigaldusviis natukene mugavam. Noh, tihti või mitte tihti sõltub ehitusest, muidugi üldjuhul soovitatakse välisseinas siis seda sammu nii-öelda soovituslikust teha natukene tihedamaks, ehk noh, näiteks 20 mm toru puhul on see standard torusamm on 300 mm, no välisseinas võiks esimesed paar kontuuri teha või paar looget teha siis näiteks 150 mm sammuga ehk panna toru mõnevõrra tihedamalt ja edasi siis peale teist või kolmandat nii-öelda ringi kasutada siis seda nii-öelda standardset sammu. Ja noh, nii nagu siin eelnevalt rääkisin, et ääretsoonis on see põranda lubatud temperatuur mõnevõrra kõrgem, noh kui me ei räägi parkettpõrandast muidugi, ja kaugus välisseinast minimaalne, mis me võime siis toru panna, on standardi järgi 50 mm. No tegelikult siis nii nagu me selle toru võime panna põrandasse, võime selle sama põrandakütte toru täiesti rahulikult paigaldada ka seina ja kasutada siis nii-öelda küttepinnana hoopistükkis seinapinda ja noh, miks seda üldse võiks nagu kaaluda, on see, et teinekord on meil vaja mingisugust lisavõimsust või me ehitame mingisuguse vaheseina uue ja mõtleme, et sealtkaudu saaks seda temperatuuri juurde. Noh, nagu me enne tabelist nägime, siis seinakütte puhul on ka tegelikult saavutatav võimsus suurem. See on eelkõige sellepärast, pind tegelikult ju ei suurene, pigem väheneb, aga seinas me võime kasutada natukene, kuna me seal peale ei astu ja seal peale ei käi, siis seinas oleva küttevee temperatuur ja seina enda temperatuur võib olla mõnevõrra kõrgem kui põranda puhul. Ja tänu sellele saame me siis sealt seda võimsust natuke kätte. Ja noh, siin on üks näide lihtsalt, et ega see toru sinna seina kinnitamise viise on palju, et siin on ta siis selliste kinnitusklambrite vahel ja selle toru võib täiesti rahulikult üle krohvida, sobivad seinakütte puhul nii tava- kui savikrohvid. Ja muidugi, kui me seda seina rajame, siis eks siin tuleb ka see nii-öelda ehituslik moment, et kas on vaja mingisuguseid lisaarmeeringuid või asju teha, et see on siis selle seinakonstruktsiooni ja natukene ehituslik küsimus. Aga nii-öelda soojuslikust seisukohast või põrandakütte torude seisukohast ei ole nagu seinal ja põrandal nüüd olulist vahet. Loomulikult siin selle paigalduse käigus ilmselgelt on mõistlik need üles pildistada ja need torukohad siis kuhugi nii-öelda meelde jätta, sest kui meil on seina sees need nii-öelda põrandakütte torud, siis oht, et me mingisugust Picasso maali sinna seinale kinnitades sinna augu sisse teeme, on täiesti olemas.
ja loomulikult enne, kui me midagi kinni krohvime, siis kõik võimalikud elektritööd ja sellised asjad tuleks nagu ära teha. Aga muus osas kõik jaotuskollektorid, kõik muu süsteem on täpselt sama nagu põrandakütte puhul. Ja siin, kui seda veel küsitakse ka teinekord, et kas need kontuurid siis tuleb nii-öelda sinna seina panna siis nii-öelda horisontaalselt või vertikaalselt, siis siin tegelikult ka väga olulist vahet ei ole, et toimib ta täpselt ühtemoodi mõlemal puhul. Ja seinakütte puhul võib-olla peab seda lihtsalt tähele panema, et kui me neid kontuure täitma hakkame, et siis õhutamise seisukohalt tuleb nad siis kindlasti täita nii-öelda läbivooluga ja üritada siis sealt maksimaalselt kõik see õhk kätte saada, et siia kuskile mingisuguseid lisaõhutajaid me kuskile lae alla panema kindlasti ei hakka. Aga kui me oleme selle õhu sealt ilusasti kätte saanud, siis toimib ta nii horisontaalse toru nii-öelda paigalduse kui ka vertikaalse puhul, et siin olulist vahet ei ole. Ja siin oli muidugi nüüd veel, et kui me räägime siis küttest ehk seinatemperatuur kütte puhul on võib-olla kuni 50 kraadi, siis jahutuse puhul me siit väga palju alla 19 kraadi ei seina ei põranda puhul minna ei saa, et siin tekivad kõik võimalikud kondensaadiohud. Sellest ma ka natuke hiljem räägin. No vot, nüüd järgmine selline pilt on kuivpaigaldusest ehk kui meil oli eelmine nii-öelda temperatuuri jaotus selline näide märkpaigalduse puhul, et kui palju siis nii-öelda põrandapinna temperatuur põrandakütte torus oleva veetemperatuurist erineb, siis näete kuivpaigalduse puhul ehk kui meil mingisugust betooni või kipsi ei ole, siis on see erinevus palju suurem ehk praegusel juhul selle näite puhul, kui meil torudes voolab 36,5 kraadine vesi, siis puitparketi nii-öelda parketipinna temperatuuri või põrandapinna temperatuuri saame 24,5 ehk see erinevus on siin suisa 12 kraadi, betooni puhul oli see mäletatavasti 3 ja tähendab see järeldada võib sellest siis seda, et puitpõrand või puitparkettpõrand vajab kõrgemat pealevoolu temperatuuri kui betoonvalu, et selles mõttes on nagu siis kuiv ja märkpaigaldusel täiesti erinevus sees. Ja küsitakse ka, et mis või kas põrandakütteks sobivad ka laudpõrandad, siis muidugi sobivad, aga üldjuhul on põrandalaua ikkagi soojustakistus sedavõrd suur, et ainult nii-öelda põranda kaudu me seda ruumi ära ei küta, et kui me räägime siis standardsest paigaldusest, et siis tuleb mõelda selle peale, et võib-olla rajadagi natukene lisa seinakütte näol või panna üldse mõni lisaradikas ehk laudpõrand ei ole põrandakütte seisukohalt kõige parem lahendus. Ja kuivpaigalduse puhul Uponor pakub ka erinevaid nii-öelda paigaldusviise ja üks selline on siis sikkuseks, kutsume meie seda, koosneb ta siis põhimõtteliselt kahest eri nii-öelda elemendist ehk on selline EPS-plaat, kus on sooned sisse freesitud ja selle EPS-plaadi peale käivad siis sellised alumiiniumist soojusjaotusplaadid, mis seda siis torus oleva küttevee temperatuuri mõnevõrra ühtlasemalt selle põrandakatte materjali all jaotavad. Ja see konstruktsioon on, nagu siin pildil näha on, et me saame seda rajada nii-öelda olemasoleva betoonpõranda peale, ilma et me midagi valama peaksime, et paneme selle EPS-plaadi ja soojusjaotusplaadid ja selle peale siis juba põrandakatte siin pildil ei ole tegelikult koormust jaotavat plaati, aga tegelikkuses siis selle nii-öelda põrandakatte alla tuleks panna veel üks põrandakips, mis muudab lihtsalt selle paigalduse mõnevõrra stabiilsemaks. Ja Uponori valikus on kahe läbimõõduga põrandakütte torude jaoks need süsteemid 14 mm torule ja 20 mm torule ja soojusplaatide mõõdud siis on siin ka ilusasti näha. Ehk 14 mm on selle EPS-plaadi paksus mõnevõrra väiksem kui 20 selle torule mõeldud plaatide puhul. Ja turul on ka selliseid samalaadseid lahendusi, kus selle EPS-plaadi peale on lihtsalt kleebitud selline foolium. Ma ei saa väita, et see süsteem ei toimiks. Ma olen siin lihtsalt välja toonud, et mis paksusega on see alumiiniumist plaat, mis seda sooja siin nii-öelda laiali laotab. Me näeme, et ikkagi suhteliselt paks, et fooliumi paksus on kindlasti oluliselt väiksem, et see nii-öelda soojuse jaotus nende alumiiniumplaatidega peaks olema mõnevõrra parem kui sellise nii-öelda fooliumkilega EPS-il.
Ja selle sama sikkussüsteemi paigalduse üks võimalus on ka selline, et kui me näiteks vahelagedes tahame siis teise korruse põrandakütet, eramaja puhul näiteks rajada, meil on selline puitvahelagi juba soojustusega olemas, siis meil seda EPS-plaati justkui nagu enam vaja polegi ja me paigaldame need samad alumiiniumist soojusjaotusplaadid nende õreda laudise alla, nii nagu siin pildi peal näha, siis jällegi koormust jaotav plaat ja selle peale juba siis puitparkett. Siin on see eraldi välja toodud, siis veel peaks rõhutama seda, et puit ei ole väga hea soojusjuht ja et me vajame siis selleks, et oma siis vajalik temperatuur toas kätte saada mõnevõrra kõrgemat pealevoolutemperatuuri, kui see oleks betooni puhul. Samas jälle see sikkus on teatud tingimustel, meil ei ole võimalik mingisugust betoonvalu teha või me ei tahagi seda teha, siis on see sikkus väga hea valik. Ja sellise paigalduse puhul ka selle nii-öelda põrandapinnad kõrgus on ikkagi suhteliselt minimaalne. Nii. Siin on pilt sellest, et seda sama sikkussüsteemi siis mismoodi seda võiks kasutada seinakütte puhul, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et EPS-seina, sinna need soojusjaotusplaadid nii-öelda vahele ja me saamegi selle toru siia seina niiviisi lahti kerida, ilma et meil oleks midagi krohvida vaja. Üldjuhul käib siia peale siis tavaline seinakips ja selle peale kas või tapeet. Siin nüüd selle seina rajamisel või kui me seda, eriti kui me räägime vaheseinadest, et siis natukene peab alati mõtlema selle kaalu peale, et eks see põrandaküttetoru ja vesi, mis seal sees on ja need soojusjaotusplaadid, need kaaluvad midagi. Samas muidugi on see toru enda kaal ikka suhteliselt olematu, et see nüüd väga kriitiline ei ole, aga seda siiski peaks nagu silmas pidama, kui me seda seinakütet rajama hakkame. Ja siin on nagu veel välja toodud siis, et maksimaalsed temperatuurid kipseinas on 50 kraadi lubatud kütte puhul ja 19 minimaalset jahutuse puhul. Tegelikult on meie nii-öelda projekti valikus on ka seinakütte või jahutuse rajamisel selline nii-öelda eelvalmistatud kipsplaat, kus on torud juba nii-öelda selle kipsplaadi sees. Selle lahenduse nimi on Renovis ja teatud tingimustel siis on sellisel lahendusel ka seda seinakütet veel nagu eriti lihtne rajada või seinajahutust, et plaadid, et meil ei ole torusid, sisuliselt on vaja nii-öelda plaadist välja tulevad toru otsad lihtsalt omavahel ära ühendada ja ongi meil nii-öelda seinaküte tehtud. Ja nii nagu seina kaudu võis kütta ja jahutada, siis tegelikult võib seda sama teha ka lae kaudu. Ja siin lihtsalt on üks pilt ja üks näide siis sellest, et selle lahenduse nimi on Thermatop, kus on siis nii-öelda tehases eelvalmistatud sellised küttespiraalid, mis siis ripplae all omavahel lihtsalt kokku ühendatakse ja saadaksegi selline laekontuur üsna lihtsa vaevaga. Samas võib lakke seda toru panna täpselt samamoodi, nagu selle slaidi peal oli, kuidas need torud seina kinnitati, ehk selliste kinnitusklammbritega, et siin nagu selles mõttes mingisugust piirangut ei ole, peaasi, et see toru meile sealt kuskilt nii-öelda pähe ei kuku ja siis kütab või jahutab, nii nagu meil parasjagu vaja on. Nüüd torumaterjalidest ka, et eks sinna põrandasse või lakke või seina võib erinevaid torusid panna, aga laias laastus on põhilised torud siin siis teie ees. Hakkame altpoolt ülespoole pihta, ehk tegelikult võib seda põrandakütet rajada rahulikult komposiittorudega ehk torudega, millel on siis kahe nii-öelda plastkihi vahel alumiiniumkiht. Uponori valikus on selleks siis Uponor Red, seda 2 mõõtu, 14–16 millimeetrit ja sellest me siis seda põrandakütet rajada saame. Ta on võrreldes nüüd tavaliste plasttorudega on mõnevõrra kujupüsivam, see tähendab seda, et ta ei kipu sealt põrandast enne valu kuidagi nii-öelda üles hüppama või mingid pinged sinna sisse ei jää. Mitte nüüd ülemäära palju kasutatav toru, ütleme nii. Siis järgmine on PERT-toru ehk selline nii-öelda, kuidas seda öelda, säästutoru, mis tegelikult on täiesti kasutatav ja nii-öelda
aktsepteeritud põrandaküttetoru. Uponoril on selle asja nimi Smart, aga vaatama peaks just seda nii-öelda materjali nime ehk PERT ehk kõrget temperatuuri taluv polüetüleetoru. Aga nii-öelda põrandaküttetorude Mercedes on ikkagi PEX-A toru ehk Uponori puhul siis Uponor Comfort Pipe Plus. Ja siin võib-olla on need põhilised eelised või nii-öelda miks võiks põrandakütte rajamisel kasutada just Comfort Pipe Plus toru. Ja üks nendest on see, et kui seda PERT toru saame me paigaldada nii-öelda kuni 0 kraadini, siis PEX-A toru võib paigaldada ka miinuskraadidega. PEX-al on selline huvitav omadus, et kui me oleme seda toru väljapoolt kriimustanud, siis kuni 15% nii-öelda sellest seinapaksusest kriimustusi ei tee sellele torule mitte midagi. Ja viimane on sõna laiendusliitmikud, see tähendabki seda sama, et kui me oleme teinud sinna torusse mingil põhjusel peale paigaldamist augu ja me tahame seda parandada, siis PEX-A on see toru, kus me saame kasutada laiendusliitmikke ja laiendusliitmik on enamus tõenäoliselt teab, on siis selline liitmik, kus me selle liite moodustame nii, et me spetsiaalse tööriistaga laiendame seda toru otsa ehk surume ta nii-öelda laiemaks, pistame selle liitmiku siia sisse ja kuna ainult PEX-A torul on selline huvitav omadus, mida kutsutakse mäluefektiks, siis see mäluefekt tähendab seda, et kui me oleme seda toru mehaaniliselt mõjutanud ja see mõju lõpeb, siis see toru üritab oma esialgse kuju nii-öelda tagasi saada. Ehk antud juhul siis me laiendasime selle läbimõõdu suuremaks, pistsime selle liitmiku siia torusse sisse ja nüüd see toru hakkab siis oma esialgset asendit tagasi nii-öelda saavutama või ta pürgib sinna tagasi, mis tähendab seda, et see toru tõmbub selle liitmiku ümber järjest kõvemini kokku ja selle liitmiku kohta võibki öelda, see Quick and Easy on selline liitmik, mis nii-öelda ajas tugevneb või see liide siis ajas tugevneb. Ehk see põrandakütte parandamisseisukohalt on ju ideaalne lahendus, ehk põranda sees ta nagu jääbki üritama sinna selle liitmiku ümber nii-öelda kokku tõmbuma ja selle oht, et ta sealt nii-öelda lekkima hakkab, on sisuliselt 0. No surveproov, siin ei ole midagi rääkida, et kui me räägime põrandaseina või laeküttest, siis igal juhul enne, kui me mingisugust valu või seda toru kinni hakkame katma, siis surveproovi tegemine on kohustuslik. Selle kohta on ka standardid, juhendid, kõik asjad olemas. Võib-olla huvitavam surveproov on siis selline, mida Uponor soovitab PEX-torude puhul, nende samade nii-öelda mäluefektiga torude puhul. Ja see protseduur oma olemuselt käib siis niiviisi, et kui me hakkame survestama, siis me kõigepealt tõstame selles põrandakütte torustikus surve 1,5-kordse töörõhuni, olgu ta siis näiteks 4 baari ja hoiame seal pool tundi ja siis laseme selle surve alla kuskil 0,5 töörõhuni ja vaatame, mis see manomeeter meil teeb. Manomeeter peaks mõne aja pärast näitama natukene rohkem. Miks ta nii teeb? Sellel on väga lihtne seletus, see on seesama mäluefekt ehk ühesõnaga, kui me seda toru nüüd survestasime 1,5-kordse survega, see toru natukene oma läbimõõdut andis järele, see tähendab venis nii-öelda laiemaks. Ja nüüd, kui me selle rõhu laseme kiiresti alla, siis see toru hakkab selle sama mäluefekti tõttu uuesti nii-öelda oma esialgset läbimõõtu taastama ja tänu sellele siis selle manomeetri näit ka tõuseb. Aga kehtib see muidugi siis ainult PEX-torude puhul, et kui meil oleme kasutanud põrandaküttes PERT-i või aluPEX-toru, siis me seda rõhukatset teha ei saa, siis me vaatame, mis standard kirjutab ja standard ütleb siis niiviisi, et katserõhk on 4-6 baari ja minimaalne katseaeg 2 tundi. No jahutus ehk jällegi, et nende samade torudega, mis meil on põrandas, laes või seinas juba kütte seisukohalt pandud, siis tegelikult nende torudega saame väga edukalt ka ruume jahutada. Eeldab see loomulikult seda, et kütteseade, üldjuhul on see siis õhk-vesi soojuspump, et sellel peab olema siis ka jahutusfunktsioon. Järjest rohkem ka muidugi räägitakse kaugjahutusest, aga seda võib-olla täna on veel Eestis üsna vähe. Ja jahutusega on siis oluline see, millist põrandakatet või milline see konstruktsioon meil on. Et kui me räägime põrandajahutuse seisukohast, siis efektiivsem on loomulikult põrandajahutus kivipõranda puhul.
Ja kui me räägime jahutusest üleüldiselt, siis on efektiivsem jahutada lae kaudu. Ehk kui ma täpselt mäletan, siis laejahutuse saavutatav võimsus oli mingi 120 vatti ruutmeetri kohta, põranda puhul oli see vist 4 korda vähem. Miks me võime seda põrandajahutust mõelda, et lisaks sellele, et see põranda, kuna põranda temperatuur on siiski nagu piiratud, me ei saa jahutuse puhul ikka üldjuhul minna alla nendest numbritest ja põhjus on siis lihtsalt see, et jõuame kastepunkti piiri ja meil tekib kondensaadi oht, siis võite ju küsida, et see jahutusvee temperatuur on ikka oluliselt või ei ole teab mis madal, et kui palju ta ikka siis jõuab seda ruumi jahutada, siis siin on nagu mitu aspekti, et üks oli seesama mugavustunne, millest me üsna alguses rääkisime, et teinekord ei olegi vaja meil seda toatemperatuuri alandada rohkem kui 1-2 kraadi selleks, et ennast mugavalt tunda ja selleks teatud tingimustel see põrandajahutus teeb oma töö ära väga hästi. Teine asi on see, et põrand neelab päikese poolt ruumi transporditud soojust ja see tähendab siis seda, et kui meil on selline kivipõrand ja piisava võimsusega nii-öelda jahutust andev õhk-vesi soojuspump, siis me ei pea võib-olla alati keset päeva kõikidele oma tubade akendele kardinad ette tõmbama, ehk see päike võib siis ruumi sisse paista ja läbi põranda see soojus tegelikult transporditakse sealt ruumist ära. Aga jällegi hästi oluline, kui me ikkagi jahutusest räägime, on siis vaadata neid numbreid, et me ei saa kindlasti nagu sellest jahutusvee temperatuurist nii-öelda lõputult alla minna ja jahutuse puhul ongi võtmeküsimus on see kastepunkti ja kondensaadi ohu nii-öelda vältimine. Selleks on muidugi erinevaid võimalused olemas. Ja torudest ja paigaldustest juba rääkisime, selleks, et süsteem hästi töötab, on meil loomulikult juurde vaja ka sellist nutikat automaatikat ja Uponoril on selline täiesti pakkuda ehk põrandakütte jahutuse automaatika komplekt, millega me saame siis kontrollida ruumi temperatuure ükskõik, kas siis kütte või jahutuse puhul. See automaatika ruumi temperatuuri kontrolliks on olemas siis erinev või suur valik erinevaid termostaate, me toa seina peale paneme. Need termostaate on olemas nii juhtmega kui juhtmevabu süsteeme. Tänapäevast automaatikat saame me täiesti rahulikult juhtida läbi mobiiltelefoni, üle interneti, siin on see pilt olemas. Ja mis tänapäevase nüüd jahutuse seisukohalt oluline on, mida ma ikka ja jälle rõhutan, on see nii-öelda niiskuse või kondensaadi ohu vältimine. Siis tänapäevasel automaatikal on termostaatides juba sees ka niiskusandurid. See tähendab seda, et me saame niiskustasemet või jälgides niiskustaset siis lubada jahutust või mitte, või teisisõnu, kui meil mingis ruumis on õhuniiskuse väärtus juba selline, et on oht nii-öelda kastepunkti tekkimiseks, siis sellest samalt termostaadilt saabuva käsuga lülitatakse siis konkreetselt selles ruumis see jahutus ajutiselt välja, senikaua kuni õhuniiskus on saavutanud jälle nii-öelda lubatud taseme, näiteks. Siis tänapäeva automaatikal, kui me räägime põrandaküttest, on olemas ka selline huvitav asi nagu automaatne tasakaalustusfunktsioon, mis tähendab seda, et termostaatidelt saadud info järgi siis kontroller otsustab siis selle üle, et kui palju seda soojusenergiat ühte või teise ruumi nii-öelda anda, ei ole enam midagi mehaanilist, see käib siit läbi siis selle kontrolleri aju ja tänu sellele siis saavutatav toatemperatuur on oluliselt ühtlasem. Uponori automaatika puhul tegelikult sellele automaatikale antud välja ka sertifikaat, mis sätestab siis selle nii-öelda temperatuuri reguleerimise täpsuse ja Uponori automaatika puhul on nii-öelda sertifitseeritud see, et toatemperatuuri kõikumise piir on maksimaalselt 0,4 kraadi ehk ta tegelikult teeb seda ikka üsna täpselt. Nii nagu siin juttu oli, kontrollib see automaatika niiskust jahutuse puhul hästi oluline ja lisaks on siin kõik võimalikud releed erinevate lisaseadmete jaoks ehk tegelikult saame me selle automaatikaga kontrollida näiteks ringluspumpa, võime kontrollida niiskuseraldit ehk jällegi see, et kui mingis ruumis on, kui meil see olemas on muidugi, või ventilatsiooni, et kui mingis ruumis niiskustase näiteks jahutuse puhul läheb üle nii-öelda lubatud väärtuse, siis lülitab see kontroller automaatselt sisse mingisuguse ventilaatori, näiteks, või jahutuse puhul me saame siit juhtida ka fännkoile.
tänapäeva automaatikad suhtlevad ka soojuspumpadega juba, et toatemperatuuri anduritelt saadud info põhjal saame me juhtida nüüd ka automaatselt juba soojuspumba küttekõverat ja mustmiljon muud funktsiooni. Aga ongi lühidalt sellest põrandaküttest siis tänaseks minu poolt kõik. Ma vaatan, et siin on tulnud mõned küsimused, et vaatame, kas ma oskan neile vastata. Küsimus selline, järjest enam kasutatakse põrandate valamiseks madala vesitsementteguriga muldkuiva betooni. Selles on ilmselt rohkem õhupoore kui märjamas betoonis. Kas muldkuiva seguga tehtud põrandas saadav kütteefektiivsus on väiksem kui palju? No jah, ei ma numbreid nüüd niiviisi kindlasti öelda ei oska, ilmselgelt on see väiksem, aga ma arvan, et see on küsimus projekteerijale, et selleks on ikkagi vaja ju selle betooni andmeid ja asju teada. Ilmselgelt ei oskagi rohkem kommenteerida. Küsimus projekteerijatele. Kas betooni lisand, mis polüstereeni võib söövitama hakata, mille pärast Kilet soovitasid nuubose plaadile halba ei tee? Andmed puuduvad, minu teada mitte. On ikkagi kaks erinevat materjali täiesti. Takkeri paigaldusega ei lähe betoon täielikult toru ümber, kuna toru on vastu soojustusplaati. Kas see on probleem? Ei, kindlasti mitte, see on ikka väga levinud nii-öelda paigaldusviis. Tuleb aru saada, et see kõik on selline natukene, kui me nendest booridest ja asjadestki räägime, siis küsimus on alati ju sellise, et kas see on meie jaoks nii-öelda oluline või mitte, et kas me ajame nüüd mingisugust viimast vatti taga või ei, et need ei ole üldjuhul ei ole nagu need ühelgi puhul probleemiks ja me ei pea selle pärast väga muretsema. Me võiks muretseda näiteks, siin keegi küsis kunagi, et selle sama sikkuse paigaldusviisi puhul, et paneme selle toru siis lihtsalt selle nii-öelda polüstereeni või EPSi sisse, emme seda soojusjaotusplaati pane, sellisel juhul see süsteem ilmselt ei toimu, sest seal on niiviisi, et seda nii-öelda toru tööpinda jääb ikkagi alles võib-olla mingi kolmandik võrreldes sellega, mis teda enne oli. Takkeri puhul ju tegelikult on see olematu peaaegu, et see pisikene osa, mis seal vastu EPSi on, see läheb kaduma, ülejäänud on ikkagi kõik ju nii-öelda kokkupuutes seguga. Muidugi osa küsimusi vist enne tuli teile ekraanile ka, et võib loomulikult meili teel esitada ja osa küsimusi ongi sellised, et ega ei ole mina võimeline kõikidele küsimustele nii-öelda peast vastama, aga meil on selline komme, et meilidele me ikka üritame vastata ja kui kohe vastust ei tea, siis otsime ja küsime veel targemat, et ja vastame ikka. Ja minu poolt kõik, tänan kõiki, kes kuulasid ja tere tulemast järgmistele webinaridele. Aitäh!